Ema-üsas olid kaksikud. Üks küsis teiselt. Kas sa usud, et on elu pärast sündi? Teine vastas. Muidugi, midagi peab olema pärast sündi. Võib-olla oleme siin selleks, et valmistuda millekski suuremaks, mis tuleb hiljem. See on rumalus, ütles esimene. Pärast sündi ei ole mingit elu. Mis elu see oleks? Teine ütles, ma ei tea täpselt, aga seal on kindlasti rohkem valgust kui siin. Võib-olla saame seal kõndida jalgadel ja süüa suuga. Võib-olla on seal täiesti uus maailm. See on absurdne, vastas esimene. Kõndimine on võimatu ja söömine suuga naeruväärne. Nabanöör varustab meid kõige vajalikuga. Elu pärast sündi on võimatu. Nabanöör on liiga lühike. Teine jäi kindlaks. Ma arvan, et seal on midagi. Ja võib-olla näeme seal ema. Ema? Sa tõesti usud ema? Kus ta siis on? Ta on kõikjal meie ümber. Me oleme tema sees ja tema kaudu me elame. Ilma emata ei oleks meid olemas. Ma ei näe teda, seega pole teda olemas. Teine vaikis hetke ja ütles siis, mõnikord, kui oled väga vaikne, võid kuulda tema häält. Võib-olla kuuled, kuidas ta laulab või tunned, kuidas ta paitab meie maailma. Ma usun, et pärast sündi alles algab tõeline elu. Lugu kaksikutest ema-üsas on minu jaoks vaimulikult väga kõnekas. Kaks väikest inimest, kes veel ei tunne seda maailma, kus me elame, püüavad mõista oma olemasolu mõtet ja küsivad, kas pärast sündi on elu? Kas keegi ootab meid sealpool? Üks usub, teine mitte. See on ilmekas näide ka tänapäeva inimese sisemisest heitlusest. Lootuse ja skeptitsismi, usu ja hirmu vahel. Me kõik otsime midagi, aga ei tea täpselt mida. Samas on see tung otsida, meisse sisse kodeeritud, see usk millessegi, see sisemine rahu ja tasakaalu leidmine. Meie maailm on suur ja kaunis, aga siiski piiratud. Meil on teadmised, teadus, meeled. Aga me ei tunneta kõike. Me ei tea, mis täpselt ootab meid ees surma järel. Me ei näe Jumalat oma silmaga. Me ei kuule teda kõrvaga nii, nagu kuuleme sõpra. Ja nii võib tekkida küsimus, kui ma ei näe Jumalat, kuidas ma tean, et ta on olemas? Usk ei ole nägemine, vaid usaldus. Piibel ütleb Hebrea 11. peatükis 1. salmis, et aga usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Veidi vanem tõlge ütleb seda selgemalt. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Nagu ema-üsas olev laps usaldab elu, mida ta veel ei mõista, on ka kristlase usk elav lootus sellele, mida Jumal on tõotanud, isegi kui me ei näe seda veel täies selguses. Ükski laps ema-üsas ei kujutle, et tema elu on juhuslik. Süda lööb, toit tuleb, kasv toimub. See kõik viitab hoolivale kavale. Nii ka meie elus. Kui julgeme vaadata sügavamalt, näeme Jumala hoolivat kätt. Nagu ema ei ole nähtav lapsele ema-üsas, kuid on ometi seal, eluallikas ja hoidja on Jumal meie jaoks nähtamatu, ent samas kõikjal kohal. Tema annab meile elu, igapäevase toe, armastuse, suuna ja lootuse. Apostlite tegude raamatus 17. peatükis ja 28. salmis on kirjas,
sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme. Jumal on elu allikas. Temast lähtub iga meie hingetõmme ja päev. Ta on meie kindel kalju keset muutuvat maailma. Tema armastus ümbritseb meid, isegi kui me seda alati ei märka. Tema headus ei kao kunagi. Jumal juhatab meie samme, valgustades teed, kui kõnnime pimeduses. Ta ootab. Ta ootab sind ja mind. Kui tulevik on ebakindel, tervis veab alt, kõik meie ümber justkui kõigub, jääb tema meie kindlaks, lootuseks ja elavaks, kestvaks ja kindlaks lootuseks, mis ulatub igavikku. Meie usk Jumalasse on sageli sarnane selle teise kaksiku usuga, emasse. Me ei näe Jumalat otse, aga tunneme tema mõju. Me ei kuule tema häält nagu inimeste oma, aga tema sosin kostub südames. Me ei suuda teda haarata, aga ometi on ta meile lähemal kui me iseendale. Usk julgustab meid olema nagu see kaksik, kes ütleb, ma ei mõista kõike, aga ma usaldan. Ma usun, et midagi enamat ootab ees. Ma usun, et armastav isa või ema hoiab mind isegi, kui ma teda oma silmadega ei näe. Esimene kiri korintlastele 13. peatükk ja 12. salm ütleb, praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. See tuletab meile meelde, et usk on sillaks nähtava ja nähtamatu, ajutise ja igavese vahel. Nagu laps ei suuda ema üsa seest mõista elu väljaspool seda, ei suuda meiegi lõpuni mõista Jumala igavest reaalsust. Ometi see ei tee seda vähem tõeliseks. Apostel Peetrus on kirjutanud järgnevad sõnad, mis kutsuvad meid üles mõtlema Jumala piiritule armule ja halastusele, mis on meile kingitud Jeesuse Kristuse läbi. Ta ütleb, kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suure halastuse järgi on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Kas sa tunned oma elus igatsust tõelise lootuse ja uue alguse järele? Kas otsid kindlust ja eesmärki, mis ei haihtu koos aja möödumisega? Peetrus osutab siin selgelt teele, mis viib selleni. See on uuesti sündimine Kristuses. Mida see tähendab? See tähendab tunnistada oma vajadust Jumala järele. Tunnistada oma senise elu puudulikkust tema ees ja pöörduda usus Jeesuse Kristuse poole. Tema surm ristil kandis meie patud ja tema ülestõusmine avas meile tee uueks eluks, elavaks lootuseks. Jumal oma suures halastuses pakub sulle seda uut sündi praegu. See ei ole midagi, mida sa saad ära teenida, vaid see on kingitus. Kingitus tema armust. See on kutse jätta maha vana elu, mis on täis kaduvust ja ebakindlust ning võtta vastu uus elu Kristuses, mis on täis lootust, rahu ja igavest perspektiivi. Ära lükka seda kutset edasi. Ava oma süda Jumalale, tunnista oma vajadust tema järele ja võta usus vastu Jeesus Kristus oma päästjana. Lase tema ülestõusmise väel sind uuesti sünnitada elavaks lootuseks, mis kannab sind läbi kõikide elu katsumuste ja juhatab sind igavesse ellu koos temaga. Võta vastu see armuline kutse. Sünni uuesti Kristusesse ja leia tõeline lootus, mis kunagi ei kao.
ja palvetame. Armas Jumal, anna meile usku, mis ulatub kaugemale sellest, mida me näeme. Aita meil usaldada, et sinu arm on meie ümber isegi siis, kui me ei tunne seda. Ava meie süda kuulma sinu häält, mis vaikselt, ent armastavalt sosistab, mis kinnitab, et me ei ole kunagi üksi. Aamen.